Mina olen Pirjo ja räägin teile täna natukene bakteritest ja vähist, aga alustuseks tutvustaksin ennast ja räägiksin natukene, kuidas ma olen siia jõudnud ja kuidas minust sai teadlane. Aga algan päris algusest pihta. Olen sündinud Läänemaal, väikeses külas, Pangakülas ja käisin Ridala põhikoolis. Panin siia ka rea pilte minu esimesest koolipäevast ja esimesest koolikellast ja siin on pilt minu põhikooli lõpetamisest. Ja pärast Ridala põhikooli läksin Haapsalu gümnaasiumi, mille lõpetasin kuldmedaliga. Ja gümnaasiumi ajal ja tegelikult juba põhikooli ajal, aga gümnaasiumi ajal süvenes minu suur armastus matemaatika vastu. Ja sel ajal olin ma päris kindel, et ma tahan saada matemaatikaõpetajaks. Ja gümnaasiumi viimases klassis käisin Tartu Ülikoolis avatud uste päevadel ja läksin muidugi kuulama matemaatikateaduskonda, et kuidas siis matemaatikaõpetajaks saada, mida selleks tegema peab. Ja seal minu suureks pettumuseks oli üks vanem meesterahvas, kes andis suhteliselt negatiivse kõne, et kui te siia õppima tulete, ega teil tööd ei ole. See on selline koht, et ega siin tuleviku väljavaateid väga ei ole, et ega me väga palju tudengeid meile siia ei tule ja nii ja naa. Ja siis ma olin üsna nagu õnnetu seal ja pärast matemaatikateaduskonda tuli bioloogia ja geograafia teaduskonna esinemine ja esines Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi direktor, tolleaegne direktor Ain Einaru ja pidas äärmiselt sütitava kõne. Geenitehnoloogias on tulevikuala, seda peate tulema õppima, siis on teil kõik uksed valla. Minu silmad lõid särama ja kutsus ka sinna Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituuti ekskursioonile. Ja mulle seal väga meeldis, kõik need teemad olid nii põnevad ja otsustasingi, et ei, ma ei lähegi matemaatikaõpetajaks õppima, lähen hoopis geenitehnoloogiasse. Geenitehnoloogia tol ajal oli täitsa uus eriala, see oli alles 3. aasta, kui võeti geenitehnoloogia erialale tudengeid vastu. Ja nii ma siis 2000. aastal astusin Tartu Ülikooli bakalaureuse õppesse geenitehnoloogiasse. Ja spetsialiseerusin juba teisel kursusel viroloogiasse. Mul hakkasid viirused väga meeldima ja liitusin professor Mart Ustavi uurimisrühmaga. Tema uurimisrühm uurib siiani papilloomiviiruseid, aga mina liitusin sellise väikese subgrupiga, kes uuris hepatiit C viirust. See on positiivse polaarsusega RNA viirus. Kõik kindlasti olete kuulnud positiivse polaarsusega RNA viirustest viimase paari aasta jooksul. Keegi teab äkki nimetada ühte väga tuntud positiivse polaarsusega RNA viirust? Just, et ta siis kuulub sinna samasse suurde klassi, positiivse polaarsusega RNA viiruste klassi, kuigi nad on eri perekondadest täiesti. Aga neil kõigil viirustel, positiivse polaarsusega RNA viirustel on üks suur, neil on mitmeid sarnaseid omadusi, aga üks hästi oluline sarnane omadus on see, et nad kasutavad rakumembraane, nad kinnitavad oma paljundamismasinavärgi rakumembraanidele ja moodustavad nendest membraanidest sellised nagu pesakesed ja peidavad oma paljundamismasina sinna pesakeste sisse ära ja hakkavad seal ennast paljundama ja kogu raku siis see konkreetne membraanistik muutub väga tugevalt. Ja tegelikult minu nii bakalaureuse, magistri kui doktori õpe ongi olnud sellel ajal ma olen uurinud just neid protsesse, kuidas positiivse polaarsusega RNA viirused moodustavad rakkude sees siis selliseid pesakesi, kus nad oma paljundamismasinat kaitsevad ja kus sees nad paljunevad, kuidas nad rakumembraane ära kasutavad ja mida see siis rakule teeb. Aga pärast bakalaureuse kraadi lõpetamist astusin ma sisse Tartu Ülikooli küll magistriõppesse, kuid tegelikult sain ma väga head kontaktid Helsingi ülikoolist. Ma alustasin seal juba bakalaureuse tudengina, suvetudengina, et raha teenida. Et ma ei läinud siis maasikaid korjama, vaid läksin laborisse hoopis kloneerima, tegema erinevaid viiruseid.
Ja tegelikult kogu see töö viis selleni, et ma tegin oma magistrikraadi samas laboris Helsingi ülikoolis, olles siis ametlikult magistriõppes Tartu ülikoolis, aga kõik laborikatsed ma tegin Helsingi ülikoolis. Ja lõpetasin niimoodi sellise 2 ülikooli kombona magistrikraadi siis viroloogia erialal ja minu Eesti-poolseks juhendajaks oli professor Andres Merits ja Helsingi-poolseks juhendajaks doktor Tero Ahola. Ja tegelikult ma jätkasin kogu selle teemaga pärast magistrikraadi ka doktoriõppes ja 2005 kuni 2010 siis Helsingi ülikoolis tegin oma doktorikraadi. Siin aga pilt minu doktori kaitsmisest ja teema oli siis ikka põhiliselt positiivse polaarsusega RNA viiruste, just see replikatsioonikompleksi või see paljundamismasinavärgi seostumine rakumembraanidele ja kuidas need rakumembraanid muutuvad ja mida see rakuga teeb. Ja tahtsin veel näidata, et tegelikult kokku teeb siis 22 aastaid õpinguid, see on päris pikk aeg, mis mul läks, et see doktorikraad kätte saada ja ühesõnaga päris pikk tee. Ja ma panin siia kaardile ka need põhilised kohad, siis kus ma oma õpinguid olen teinud, et alustasin Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis, siis sealt liikusin Helsingisse biotehnoloogia instituuti ja need mõlemad olid siis viroloogia erialal. Nüüd peale doktorikraadi kaitsmist sai mulle selgeks, et ma olen päris palju nüüd uurinud viiruseid, ma tean, mis viirusele on oluline ja olen nagu kokku puutunud ka selle raku poolega, kõik, mida ta rakule teeb, kuid kui tundsin, et tahaks natuke rohkem teada saada just seda raku poolt, et kuidas rakus tegelikult kõik need protsessid toimuvad ja otsustasin, et peale doktorikraadi lähen oma järeldoktorit tegema just rakubioloogia laborisse ja läksin Prantsusmaale Bordeaux ülikooli. See oli Euroopa Keemia ja Bioloogia Instituut ja liitusin sellise grupiga, mida juhtis doktor Elisabeth Chenot. Ja see uurimisrühm uuris veresoonkonna arengut. Aga see veresoonkonna areng oli selline suur teema, üldiselt raku tasemel uuris just see uurimisrühm neid protsesse, mida ka tegelikult need viirused mõjutasid, mida ma eelnevalt olin uurinud. Nii et minu jaoks oli see hästi põnev uurimisrühm ja põnevad uurimisteemad. Ja panin siia ka ühe pildi oma doktori kaitsmisest Helsingis, nüüd enne kui ma Bordeaux'sse läksin, siis Helsingis on üldse Soomes on ülikoolides doktori kaitsmine hästi selline suur sündmus, kuigi Eestis on ka see suur sündmus, aga ma võin nagu võrrelda, olen nüüd näinud eri maades, nii Eestis, Soomes kui Prantsusmaal ja tegelikult ka Hispaanias ja Soomes on kindlasti doktori kaitsmine kõige selline suursugusem sündmus, et seal on selline vahendaja, keda nimetatakse kustoseks, kes tuleb mõõgaga ja kui siis läheb oponendi ja kaitsja vahel vaidluseks, siis pannakse mõõgaga vastu lauda ja ühesõnaga kogu see protsess on väga selline uhke ja suursugune. Ja pärast õhtul on seal väga suur pidu, nagu oleks pulm, tegelikult on mitukümmend inimest, muusika, tantsud, väga selline uhke üritus kindlasti, mis jääb eluks ajaks meelde. Nii, ja tahtsin veel siinkohal ära näidata, et olles sellises akadeemilises õhkkonnas, õppides doktorantuuris, järeldoktorantuuris, on väga hea võimalus tegelikult käia ja reisida maailmas ringi, käia konverentsidel. Et selline eriala või selline teadlaseks oleks, siis võimaldab väga palju reisida. Ja panin siia olulisemad konverentsid, kus ma olen käinud, või põnevamad konverentsid, põnevamad kohad siis. Et kindlasti üks ägedamaid kohti oli Washingtonis Valge Maja väga lähedal asuv Mayfloweri hotellis, väga suur konverents just viiruste teemal. Giocos Itaalias ka väga suur viroloogia konverents. Ja üks ilusamaid kohti võib-olla Chamonix, Mont Blanc'i jalamil oli järeldoktorantuuri ajal siis üks konverents, kus ma sain esitada oma teadustulemusi. Ja Bordeaux oleku ajal
sain ma kontakti uurijatega või teadlastega, kes uurisid sellist bakterit või inimese patogeeni nagu Helicobacter pylori. Ma kohe ka räägin, mis see bakter on ja mida ta teeb, aga sealt tekkisid mul esimesed siis sidemed just haiglasse arstidega, kes isoleerisid või kultiveerisid siis patsiendid, kes olid nakatunud Helicobacter pylorit, kirjeldasid neid erinevaid patogeene ja samas tegid nad hiirekatseid, nad nakatasid hiiri nende erinevate Helicobacter pyloridega ja nad nägid, et see patogeen mõjutab hiirte maksasid, mis oli väga uudne tulemus sellel ajal ja tahtsid teha koostööd ja mulle hakkas see koostöö väga meeldima ning tegelikult oli siis see uurimisteema just see, millega ma tulin tagasi Eestisse ja lõin siin oma uurimisrühma ja hakkasin seda teemat uurima. Nii et tegelikult ma suutsin nagu kombineerida oma teadmised, mis ma olin doktorikraadi ajal saanud, kuigi ma uurisin siis viiruseid, aga nüüd läksin üle bakterite peale, aga põhiliselt kuidas siis patogeenid, kas viirused või bakterid mõjutavad rakku ehk siis patogeeni ja peremeesraku vaheliste interaktsioonide uurimine oli siis minu see teema, mida ma tahtsin edasi uurida. Ja nüüd tahaksingi tutvustada lähemalt teile Helicobacter pylorit, inimese patogeeni, kes avastati aastal 1922, samal aastal, kui mina sündisin. Ja selle patogeeni avastasid 2 Austraalia teadlast, Barry Marshall ja Robin Warren. Ja nemad seostasid esmakordselt selle patogeeni maohaavanditega. Selle ajani usuti, et maohaavandid on tekitatud elustiilist, stressist ja keegi ei uskunud, et see võiks olla bakteri põhjustatud. Aga tegelikult nende esialgseid tulemusi ei usutud ja suures ahastuses Barry Marshall segas kokku bakterikokteili, pani bakterid põhimõtteliselt tassi ja jõi endale sisse. Ja tal päris kiiresti tekkisid maohaavandid ja tänu sellele tõestas ta ära, et juues just seda konkreetset Helicobacter pylorit tekkisid tal maohaavandid. Seda nimetatakse Marshalli kokteiliks, et kui te kuulete Marshalli kokteili, siis teate, kust see tuleb ja millega siis tegu on. Ja tegelikult anti 2005. aastal siis neile 2 arstile ja teadlasele ka Nobeli preemia selle avastamise eest. Ja Helicobacter pylori on tegelikult siis esimene bakter, kes näidati ära, et lisaks nendele maohaavanditele suudab ta tekitada või tekitab ta ka maovähki. Nii et sellepärast on see väga oluline avastus, et esimene bakter siis, kes võib vähki tekitada. See Helicobacter pylori ise on mikroaerofiilne, graamnegatiivne bakter. Mida see tähendab? Mikroaerofiilne tähendab, et tal on vaja natukene hapnikku. Kuna ta elab meie maos, siis makku satub natukene hapnikku ja selleks, et paljuneda ja elada, on tal vaja just natukene hapnikku. Nii et kui laboris teda kasvatada, siis peab olema selline spetsiaalne inkubaator või keskkond, kus on just parasjagu natukene 5% hapnikku. Muidu talle ei meeldi. Muidu ta ei taha kasvada. Ta on spiraalne ja tal on sellised viburid või flagellad, mis aitavad tal liikuda. See liikumine on tal hästi oluline just selleks, et meie mao limaskestas läbi limakihi nagu tungida ja nendele epiteelrakkudele, mis maos on, kinnituda. Alles siis saab tegelikult ta alustada kõiki neid pahandusi, mida ta siis meie maos teeb ja just tänu nendele viburitele suudab ta ennast läbi selle limakihi siis niimoodi tungida või üldse, et ta suudab siis nende epiteelrakkudeni jõuda. Helicobacter pylori, ta nakatab küll kõiki selgroogseid, aga enamasti ta on ikkagi inimese patogeen ja üle poole maailma rahvastikust on nakatunud. Näete siit kaardi pealt neid numbreid, et kui palju maailma eri osades nakatumisprotsent suuresti on. Eesti kohal see 70% on üsna selline võib-olla natukene vananenud number, aga Eesti on suhteliselt kõrge Helicobacter pylori nakatumisega. Et meil kindlasti on üle poole nagu rahvastikust nakatunud Helicobacter pyloriga.
Ja Eestis on teinud väga tänuväärset tööd selline teadlane ja arst nagu Heid-Ingrid Maaroos ja temal omistati 2015 esimese eestlasena Marshalli ja Warreni auhind selle eest, et ta oma elu on oma väga pika siis selle arsti ja teadlase karjääri jooksul just Helicobacter pylorit uurinud ja teinud väga palju tööd siis selles vallas. Nüüd, kuidas see Helicobacter pylori seal maos pahandust teeb, on see, et ta kõigepealt nakatab mao alumist osa, seda nimetatakse antrumiks, ja tekitab seal sellise kroonilise põletiku. Esialgu, kui ta meid nakatab, siis me ei pruugi üldse seda tunda, see võib olla täiesti asümptomaatiline, kuid natuke haaval tekib seal siis kogu aeg selline krooniline põletik, mis võib üle viia selleks, et tekivad kas mao või 12 sõrmiksoole haavandid. Ja see on juba väga ebameeldiv tulem, eks? Ja need peale seda, kui need haavandid on tekkinud, siis tegelikult 1–3% nakatunud inimestest võib tekkida siis maovähk. Neid maovähi tüüpe võib olla erinevaid, aga jah, 1–3% nakatunutest tekib maovähk. Ja maovähk on üldse sageduselt 5. diagnoositud vähk ja 3. vähisurma põhjuseks siis maailmas. Ja tervishoiuorganisatsiooni poolt on ta siis määratud bioloogiliseks kartsinogeeniks, kuna tema võib tekitada vähki. Nii et on väga oluline patogeen ja oluline bakter, siis mida uurida. Küsin ka siinkohal, et kas teie teate, mis vahe on bakteril ja viirusel? Ma räägin segamini, et uurisin viiruseid ja baktereid ja kui ma küsin ülikoolis tudengitelt, siis ikka aeg-ajalt tuleb natukene valesid vastuseid ka, et kas teie teate, mis vahe on viirusel ja bakteril? Just, väga õige vastus, just. Et bakter on siis nii-öelda elusorganism, kuigi öeldakse, et viirus on niisugune eluta ja elusa piirimail, et on ka teadlasi, kes ütlevad, et päris ei saa öelda, et viirus nagu eluta on, aga viirus kindlasti siis vajab peremeesorganismi. Et tema ise paljuneda ei saa, tema kannab kaasas ainult oma seda minimaalset nii-öelda geenide komplekti, et paljuneda, aga enamus komponente kasutab ta ära siis oma sellest peremeesrakusteks. Aga bakteril on kõik endal kaasas, just väga hea. Nii, kuidas Helicobacter pylori levib, ta on niinimetatud mustade käte infektsioon, hügieen, eriti just perekonnas on väga oluline ja enamasti on siis nii, et kui ema on nakatunud, siis antakse see nakkus väga suure tõenäosusega edasi ka lapsele. Ja nakatumine toimubki enamasti just lapseeas ja meie immuunsüsteem ei ole võimeline seda bakterit likvideerima. Et kui me selle nakkuse saame, siis ilma ravita jääb see nakkus meile kogu eluks. Me ei pruugi seda tunda, kuid see on meiega siis kaasas ja umbes 20% juhtudel võib ta põhjustada maohaavandeid ja 1–3% võib see siis viia maovähini. Teda diagnoositakse erinevate meetoditega. Ma panin siia ühe pildi, see on siis mitteinvasiivne test, hingeõhutest, mis on üks tüüpilisemaid teste, et kontrollida, kas teil on nakkus hetkel või mitte. Ja kuidas see toimib, on see, et me peame jooma ära märgistatud uurijat, kuna Helicobacter pyloril on üks selline ensüüm, mida nimetatakse ureaasiks. See ureaas on talle elutähtis ensüüm, et mao happelises keskkonnas ellu jääda. Teate, et magu on hästi happeline, eks. Ja tegelikult maos väga palju baktereid ellu ei suuda jääda. Aga Helicobacter pyloril on siis selline ensüüm nagu ureaas, mis lagundab uurjad ammoniaagiks ja CO2-ks. Ja see ammoniaak tegelikult, kui ta kogu aeg seda enda ümber nii-öelda vabastab, siis see neutraliseerib tema ümber olevat keskkonda ja ta loob enda ümber nii-öelda sellise natukene neutraalsema mulli, et tegelikult ta ise ei elagi nii happelises keskkonnas. Aga tänu siis sellele, et tal on see ureaas, siis see, kui me joome nüüd seda märgistatud uurjat,
siin sellel pildil, eks joome seda märgistatud uurijat, siis samamoodi lõigatakse see märgistatud uurija nüüd ammoniaagiks ja CO2-ks. Ja kui me nüüd hingame uuesti välja, siis püütakse meie hingeõhk ühte väiksesse kotikesse ja siis saab masina abil tuvastada, kas seal on märgistatud CO2. Ühesõnaga, kui seda märgistatud CO2 suudetakse tuvastada, siis on kindel, et meil oli Helicobacter pylori nakkus, ehk meil on maos see ureaasi ensüüm, mis suutis selle märgise siis lahti lõigata. Ja tegelikult see masin või see test on väga täpne ja toimib siis väga hästi. Samamoodi on võimalik ka väljaheitest Helicobacter pylori antigeeni määrata ja seda saate näiteks SYNLABis teha. Lisaks on võimalik verest erinevaid antikehasid diagnoosida, siis need nimetatakse seroloogilisteks testideks ja gastroenteroloogid viivad läbi invasiivseid teste endoskoopilise protseduuri abil. Mul on siin ka pilt, siis viiakse selline endoskoop meil makku ja siis gastroenteroloog vaatab mao limas kesta. Teadlasena ikkagi enamus päevast möödub laboris siis katseid tehes, aga kindlasti üha enam ja enam, kuna me loome nii palju andmeid tänapäeval eriti, siis päris suur osa ikkagi läheb arvutis andmeanalüüsiks ka. Et kõik need mikroskoobi pildid, mis me saame, tuleb pärast ära analüüsida. Kõik andmed, mis me siis katseliselt saame, tuleb statistiliselt üle verifitseerida, eks. Et päris suur osa on tegelikult ka sellel andmetöötlusel ja arvutitööl. Aga jah, ka konverentsidel käimine on väga tore osa teadlaseks olemisest, eks, et siis ei ole puhtalt mitte laboris olemine. Aga meile saab tulla ka töövarjudeks, et meil käivad tegelikult tudengid töövarjudeks ja vaatavad, kuidas me seal laboris tegutseme ja oleme, et jah. Kas teil on veel küsimusi? Ei ole, siis aitäh minu poolt ja ma loodan, et saite natuke aimu ühe teadlase elust. Aitäh, Pirjo. Kellel on nüüd huvi ja hetk aega veel, võime mõlemad näidata, kuidas see mikroskoop töötab. Meil on sellised õppeeksponaadid seal. Liiv ja juuksekarvad, brünetid, blondid, kuidas nad lähedalt välja näevad. Ja tänan väga tulemust, tänan ka Haridusametit toetuse eest ja järgmise korrani. Ja tahtsin veel öelda, et kui kellelgi tekib küsimus, et siis mulle võib hästi julgelt kirjutada, et vastan hea meelega ja võib ka Tallinna Tehnikaülikooli külla tulla.